Sokikand koosneb 3 osast. Kõige esmalt koome kannalaka. Ja kannalaka koome 4. ja 1. varda silmustest, nii et alguse ots jääb täpselt selle kannalaka keskele. Nüüd alustame siis kudumist tegelikult edasi-tagasi. Koome kannalaka tugevdatud koes, siis tuleb kand tugevam. Selleks siis tõsta 1. silmus kudumata. 2. silmus koo parempidi. Järgmine silmus jällegi kudumata. Ja edasi jällegi parempidi. Ja nüüd jätkame. Tõstan kudumata, koon. Tõstan, koon. Tõstan, koon. Tõstan, koon. Nüüd on 1 vardatäis kannalakast kootud ja ma võin selle vaba varda kõrvale tõsta. Ja 1. varda silmused kududa selle sama varda lõppu. Jällegi tõstan, koon. Tõstan, koon. Ja nii kuni varda lõpuni. Nüüd on 4. ja 1. varda silmused kõik ühele vardale kokku kootud. Kui sa tahad kududa ka kanna põhja pärast kanna koes, siis on selline kaval nipp, et võiksid teiselt vardalt ühe parempidise silmuse kanna jaoks veel lisaks kududa. Pärast kanda tõstame selle jälle tagasi. Seejärel keera tööringi ja alusta tagasi kudumist pahempidi. Lõng on varda ees ja 1. silmus tõsta kudumata. Nii tekib silmuseline serv. Kõik ülejäänud silmused tagasi real koo pahempidi. Kui oled jõudnud pahempidiste silmustega varda lõppu, siis keera taas tööringi. Lõng pane varda taha ja alusta uuesti kannakoe kudumist. Tõstan, koon, parempidi, tõstan, koon, tõstan, koon. Ja nii kuni varda lõpuni. Varda 2 viimast silmust on nüüd parempidised. Kui sa oled kannalakka veidi aega kudunud, siis sa märkad, et sellele tekib selline triibuline pind. Kui pikk siis kannalakk kududa? Kannalaka sobiv pikkus on umbes 4,5 kuni 5 sentimeetrit, aga seda saab mõõta ka nii, kui vaatad sokki külje pealt ja murrad selle kannalaka siia varda peale. Et sel juhul peaks olema see kannakoe pikkus sama pikk nagu ühe varda silmuste laius. Siis lihtsalt murrad selle kannalaka siia ja kui ta ulatub siia silmuste lõpuni, siis on õige pikkus käes. Seejärel peaks alustama siis kanna põhja kudumist.